Mina läksin, istusin meigitooli ikkagi palvega, et paluks mulle julget meiki. Sellepärast, et ma tahaks väga rääkida julgusest ja tegelikult just naiste julgusest, sest nagu see kaart ka on seal nendest vajadustest üks osa, väga suur osa julgusest on ju tegelikult see julgus väljendada oma vajadusi. Näiteks lahti lasta mingist suurest vihast või mingist suurest kurbusest või frustratsioonist, sest väga tihti meil on vaja ikkagi nagu seda põhjust, et miks meiega midagi näiteks juhtus, on ju. Et sellel kannatusel oleks mingi mõte taga, mingi suurem mõte, sest et siis on seda hoopis kergem tegelikult taluda. No see Viktor. Tere imelised, tere imeline Merili. Jälle või taas, ma ei saa jälle öelda, taas oleme siin. Kuidagi juba 5 minutit mu keha niimoodi väriseb. Hästi põnevil selle tänase saate osas ka ise. Nagu sel korral meil tavaks, siis külaline saab võtta ühe kaardi, mis avab seda ruumi meile. Sinu vajadused. Tee südameni käib läbi armastuse ja andestuse. Sa seljatad kogu oma isesuse, kui oma haavatavusele otsa vaatad ja armastad seda. See, mida vajad, on armastus. Ja see, mis tekitab tõrksust sinust, on selle puudumine. Kuid sind armastatakse sellisena, nagu sa oled. See on nii tore, et see kaart tuli. Ma just seal aknalaua peal silmasin veel ühte kaarti, millel nagu sõnum oli laias laastus täpselt seesama. Ja kuulame natukene Birgiti ja siis lähme vestlusesse. Lapse naeruna eluvaevas, leiad mu siit vaid kuula, südame maailma. Tundekeel, head teed. Leiad mu siit vaid kuula, leiad mu siit vaid kuula, leiad mu siit vaid kuula, leiad
leiad mu siit vaid kuula. Kas võib aplodeerida ikkagi? Ja siin on kõik lubatud, vaata. Jaa, Et just. võib kasutada neid sõnu ja võib väljendada ennast täpselt sel viisil, nagu sa tahad. Väga hästi. Mulle tundub, et naistel on tegelikult väga vaja sellist ruumi, kus vähe selle eest antakse riided selga, tehakse soeng, tehakse kaunis, kõik suuremad kaunidused tuuakse kerge jumestusega välja, et selles mõttes see on väga tore, mida sa siin oma meeskonnaga lood. Minu meelest väga ilus, aitäh selle kutse eest. Ja see on midagi sellist, mida mina ise ka iga kord, kui ma olen nagu uus setup, siis see on nagu, ma saan kogeda ennast uuesti teistmoodi. Ma näen nagu ennast uuesti mingi teise nurga alt ja siis samamoodi ma saan kogeda sind nagu läbi sinu ennast. Nagu iga kord nagu mingid ruumid avanevad ja kui eelmise saate eel oli mul niisugune korralik peavalu ja hästi endasse minek, siis ennem seda meie vestlust lihtsalt istusin seal meigitoolis ja siis tunnen, kuidas keha lihtsalt nagu väriseb kuskil niimoodi ja siis mõtlesin, et ma ei tea, mis siit on tulemas. Ja see ongi see koht, kus sa saad öelda, millest me täna räägime, mis sa tahad siia tuua või avada, mis on see sinu küsimus? Mina istusin meigitooli ikkagi palvega, et paluks mulle julget meiki. Sellepärast, et ma tahaks väga rääkida julgusest ja tegelikult just naiste julgusest, sest nagu see kaart ka on seal nendest vajadustest üks osa, väga suur osa julgusest on ju tegelikult see julgus väljendada oma vajadusi. Julgus olla nähtud, julgus olla armastatud, julgus olla täida see 3 punkti seal. See on minu jaoks olnud hästi esil see teema, et kuidas tegelikult julgeda olla mina ise, kuulata oma intuitsiooni, julgeda teha neid julgeid pöördeid elus. Minu meelest see annab lihtsalt nagu elule nii palju värvi juurde, kui see julgus iseendast tegelikult üles leida. Ja see on minu südame teema praegu. See on nii põnev. Eile õhtul rääkisin enda mehega ja siis ta ütles, et probleemid nagu, et on probleemid, et ta ei tahaks elu, kus probleemi ei ole. Ja tegelikult ja sind kuulates mul tekkis kohe mingi niisugune julgusega paralleel. Et tegelikult, kui meil on elus nagu neid väljakutseid, siis me saame iga kord proovile panna ennast, kas me julgeme nüüd selle lahenduse leida, kas me julgeme endale otsa vaadata, kas me julgeme väljendada ennast. Ja nüüd juba siin istudes saan aru ka, miks me eile mingid vestlused vaata. Mul hakkab niimoodi teemad tuled, ma ei tea, kust on ju. Aga just see koht, mis on väga seotud selle teemaga. Ja minu tütar toob seda uuesti nähtavale. Ma veel ei ole aru saanud, mis seal on see, nagu, mis see konks on, miks tema peab seda kogema, mida mina kogesin kunagi. Aga see on hästi seotud selle teemaga. Mul oli käteekseem. Nii kui ma Tartusse kolisin, ülikooli minnes, kolisin kokku oma esimese lapse isaga, siis päeva pealt mul algas käteekseem. Ja see käteekseem oli täpselt nii kaua, kuni ma läksin lahku. Peale seda kadus ära. Arstid ütlesid, et ma pean sellega elama elu lõpuni. Aga mul oli, lahendus oli lihtsam, vaheta meest ja kaob probleem. Aga tegelikult ei olnud probleemi mehes, vaid probleem oli selles, et mina ei julgenud väljendada oma vajadusi. Ma lihtsalt ühe tema lause peale, kui ta ütles mulle, et ega sa ei ole mingi eit, et sa vingud, et sa virised, et sa tahaksid niisuguseid riideid kanda ja nii edasi.
ja mina võtsin kaasa kogu aeg elusse. Ega mina mingi eit ei ole, mina ei vingu, ma olen perfektne naine. Tähendas seda, et ma olin terve elu tema kõrval. Ma püüdsin olla parim ja ma ei vingunud ja ma ei väljendanud oma soove. Aga ainus, mis minu tähelepanu köitis ja pani mind varjama veel rohkem, olid minu käed. Et meil oli siin ennem juttu ka küüntest. Mina ei julgenud küüsi, ma isegi ei julgenud maniküüri minna ennem, kui mul käteekseem oli läbi saanud ja see oli minu üks tähistamine. Ma ütlesin, et mina lähen nüüd maniküüri, sest ma võin ja ma tahan oma käsi näidata ja ma armastan neid nii palju sellepärast, mida nad on mulle minu kohta näidanud. Nad on lihtsalt näidanud mulle seda, et ma ei tohi endale valetada. Sest et mul oli nagu lõpuks ma sain aru, et iga kord, kui ma midagi suu kinni panin, siis mul oli, eriti naljakas oli see, et üks käsi kuivas ja teine leemetas. Vastavalt sellele, et mul oligi niimoodi, et ma kaitsesin, ühe käega kaitsesin ja teisene tundis puudust. Vaata seesama, ma tunnen puudust millestki. Ma tunnen puudu armastusest, tähelepanust, nähtavusest, kõigest sellest. Ja minu naine kuivas ja minu mees leemetas kogu aeg. Ja siis see oli nagu mingi niuke, nagu kreisipööra teekond. Aga ma käisin NLP terapeudi juures, kes hakkas mulle siis minu keha vastuste põhjal välja ütlema, mis see teema oli. See oli naiselikkus. Ja ta ütles, et minu elus aktiveerivad mul seda teemat või on niiseks mõnusaks aktivaatoriks. Minu lähedased inimesed, kelle nimes on N, mis on naiselikkuse sümbol, kaasa arvatud enda nimes on N sees. Aga toona oli minu elus minu isa, kelle nimes on ema, kelle nimes on minu tütar ja minu eksmees siis. Kõik olid N-iga. Ja tegelikult see muutis mu elu väga palju, kui ma sain aru, et asi on selles, et mina ise ei luba enda naine olla, ei luba oma vajadustest rääkida, ei väljenda neid, luban enda piiridest üle sõita ja ma isegi, et ma kuulasin ainult seda, mida mu mees ütles, et ma oleksin, vaata, et ma eit ei oleks, on ju. Et ma oleks naine. Ja ma täna olen nii tänulik tegelikult selle kogemuse eest. Ja see teema, julgus olla mina ise, julgus olla naine, julgus naisena armastada, väljendada, võtta vastu, luua ja kuidagi selleks sissejuhatuseks veel toon siia ühe nüansi. Vaatasin just üleeile. Mina ei tea, hommikul ärkasin üles, tekkis tunne, mina tahan Maarja Magdalena filmi vaadata. Ja ma arvan, et see film on ülioluline just sellepärast, et selle filmi ma ütleks, et peasõnum on see, et isegi kui naistel on mingi roll ühiskonnas ja ma tegelikult armastan väga naiste rolli ühiskonnas ja ma ei taha olla mees, ma ei taha meestega võrdseid õiguseid, ma päriselt ei taha sellel tasandil, sest mina olen naine ja tema mees, mul ei ole riista, temal on. Et just see koht, kus nad ütlevad, et naised ei võinud käia palvetamas siis, kui nad tahtsid, vaid siis, kui oli kord naistel minna. Ja samal ajal naistel on ka suhe Jumalaga. Ja kui nad teevad ainult nii, nagu mehed tahavad, aga nad ei tee lähtuvalt endast, siis naine surub kõik viha endasse. Ja ta ei suuda lõpuks andestada endale, mitte kellelegi teisele, ta ei suuda ise endale andeks anda, et ta on endaga nii teinud. See on nagu minu arust see andestuse koht, nagu see viha enda vastu, mis tekib ja kuidas siis julgeda hakata arutama seda karpi lahti, nagu sa ütlesid, et minna nagu sinna julguse poole, teha neid pöördkohti enda elus, valida teisiti ja otsustada teisiti. Tundub, et väga paljudel naistel tegelikult lähevad need teemad kogu aeg väga sarnaselt kordusesse. Et sellepärast ongi nii hea, et meil on tänapäeval võimalik teha siin näiteks sellist podcasti, kus sa saad rääkida seda oma lugu, oma kogemust, sest et nii paljudel teistel naistel on sellest, mida hetkel võib-olla tema ettevõtluses või tema mingis muus eluvaldkonnas kohe
toimuvad ka muutused, sest et ta enam ei paku selle vari, et vari on üks, see ei ole nagu juppideks jaotatud, et teeme nüüd töövaldkonna varjud korda, et siis midagi mujal ei muutu. Taoliselt muutuvad kõik. Nagu võtta vaata oma loosse nii-öelda, et sa ei pea tegelikult kolistama kõiki neid samu ämbreid täpselt samamoodi läbi. Pluss sa saad nagu mõtestada seda oma teekonda nii nagu selle tasandini, et näiteks lahti lasta mingist suurest vihast või mingist suurest kurbusest või frustratsioonist, sest väga tihti meil on vaja ikkagi nagu seda põhjust, et miks meiega midagi näiteks juhtus, on ju. Et sellel kannatusel oleks mingi mõte taga, mingi suurem mõte, sest et siis on seda hoopis kergem tegelikult taluda. No see Viktor Frankli raamat Man's Search for Meaning on ju, ma ei tea, kas sa oled sellega tuttav, on ju. Netis vabalt saadaval umbes 90 lehekülge, minu meelest täiesti nagu suurepärane raamat. Et põhimõtteliselt meil kõigil on vaja seda, et meie elul on mingi mõte, sest et kui su elul ei ole mingit suuremat mõtet, siis sealt tulevad suurem osa nagu mingit depressiooni ja mingid ärevushäireid ja sõltuvushäireid täpselt samamoodi, sest inimesed ei saa üldse aru, mis on nagu nende see elu point, nagu mida ma siin nagu kannatan ja midagi just nagu paremaks ei lähe. Ja mina olen proovinud nagu tegelikult hästi palju oma elu kõige suuremate väljakutsete nii suhetes kui majanduslikus seisus, kui ükskõik, mis see teema on ju, lähedaste inimeste kaotus, isa surm, mille ma tegin väga varakult läbi, on ju. Et tegelikult näha nagu, ma ei taha isegi nagu öelda, et näha vaeva selle nimel, aga tegeleda sellega, et sa jõuad sinna maale välja, et mis oli nagu selle asja point nagu või mis sa saad sealt nagu kaasa võtta või mis head see on su ellu kaasa toonud. Eriti, kui see on kellegi lähedase inimese surm ja sa oled võib-olla värskelt selle just läbi teinud, see tundub nii absurdne tegelikult, et keegi üldse nagu ütleb sulle mingi siukse asja välja, et kuule, katsu selles nüüd midagi head leida, on ju, kui keegi sinu lähedane inimene on ära surnud, see on nagu tegelikult tohutu tragöödia, on ju. Aga teisest küljest näiteks, kui palju mind on muutnud näiteks see isa kaotus ja kui palju ma mingeid muid teemasid olen saanud läbi selle nagu tegelikult ära lahendada ja kui palju mina tänu sellele saan nüüd teisi naisi aidata. Näiteks coachingu teemades tahaks öelda, et nagu see julguse teema on nagu põhiteema, millega mina praegu, ma vaatan läbi teiste naiste ka tegelikult tegelen, on ju. Et mina olen see, kes nagu annab selle viimase mingi siukse niimoodi, et nad hüppavad, siis tõusevad pesalt lendu nii-öelda, vaata. Ja teinekord on meil vaja, et keegi teine tuleb ja teeb selle väikse või on nagu vastutuspartneri eest, vaata, et muidu sa mõtled igavesti, et ma homme teen või ma homme alustan ja see mañana será otro día on ja hispaanlastel väga hea ütlus, et homme on ka päev, aga nagu et millal sa siis elama hakkad? Millal sa siis nagu alustad oma elu elamisega, on ju. Ja tegelikult ma olen hästi palju surmateemaga tegelenud, mul oli tohutu surmahirm kunagi. Ja siis ma läksin sellega mega süvitsi nagu. Ma kirjutasin ma õppisin õeks ja ma kirjutasin oma lõputöö, referaadid olid kõik suremise teemal ja lõputöö kirjutasin sureva inimese õendus või mis see pealkiri oli, ma ei mäleta. Ma tegelesin sellega tegelikult nii kaua, kuni ma sain aru, et tegelikult surm on ka okei. Et see ei ole tegelikult midagi, sellega tegelikult minu jaoks ei lõppe midagi ära. Aga vaata, inimesed on väga erinevad, on ju. Ja, see minu arust nii ilusti viid meid kõiki sinna julguse tunnelisse tegelikult läbi selle jutu. Minul nagu kohe tekkisid mingid niisugused paralleelid. Et ühest küljest see, mida ma näen, mida sa saad teha, et inimene, kes enam ei karda surma, saab põhimõtteliselt tegeleda julgusega, sest tavaliselt julguse peamine takistus on see, et me kardame surra. Et me kardame, et me sureme ära, et elu lõpeb ära, kõik on läbi. See on meie primaalajuga tegelikult seotud, vaata, me kardame, et kui me teeme mingeid siukseid asju, mis ei ole tunnustatud meie lähiringi või meie
mis see peer group on eesti keeles ja vastav sõna on ju. Noh, need inimesed, kellele me vaatame põhimõtteliselt alt üles, et kui nad ei võta meid omaks või meie hõim nii-öelda viskab meid välja, siis me sureme nälga. Noh, et see on nagu... Ja see on ellujäämisprogrammi osa. Jaa, see on ellujäämisprogrammi osa, täpselt nagu sa ütled. Ja minu partner on hästi palju toonud seda julguse teemat. No ta on mul nagu see, nagu sina oled teistele naistele, siis tema on minu see nagu julguse indikaator kuidagi. Et ta lihtsalt nagu, ja kuna ta on ise lihtsalt elus nagu teinud selle kogemuse läbi, et kus sa saad põhimõtteliselt surma ja kõik loogika ütleb, et ta peaks juba surnud olema, aga ta tuleb sellest läbi ja see on teda teinud mõnes mõttes, ta ei karda surma. See ma ei saa öelda kartmatu, sest ta on alandlik selles osas, et kuna see surm tuleb tema jaoks, et see tuleb õigel hetkel iga ühe jaoks ja seda teab ainult Jumal, millal see on. Ja meil ei ole vaja seda teada, aga mina olen väga palju läbi selle nagu mõtestanud enda jaoks seda, et milline naine ma tahan olla. Et ma tahan olla ka selline naine, kes ei karda surma. Ma arvan, et inimene tasandilt ma kardan, teadvuse tasandilt ma ei karda, sest teadvuse tasandilt ei ole midagi karta. Et see on nagu sa ütled, et minu jaoks ei lõpe midagi ära, lihtsalt üks elu saab läbi. Ega selles mõttes, ega me kokkuvõttes ei tea, kuidas me reageerime see sama hetk, kui see on käes. Aga minu meelest tasub ikkagi nagu tegeleda sellega, et sa vähemalt julged endale siis tunnistada, et praegu ma nagu kardan surra või praegu ma kardan selle teemaga tegeleda või näiteks ma kardan surevaid inimesi. Et see on nagu, ma tahaks öelda, et see ongi protsess, vaata. Et see ei ole niimoodi, et nüüd ma olen nagu valmis ja nüüd on kõik elu on lill ja nüüd ma elan siin, tantsisklen nende üks sarvikute seljas nagu vikerkaare suunas. Et tegelikult see on protsess ja me ei tea, kuidas me lõpus nagu reageerime. Küll aga ma tahaks öelda, et ma olen päris kindel, et ma tänu sellele, et ma olen väga palju surmateemat mõtestanud, hakanud tegema palju julgemaid valikuid oma elus. Ma ei ole täiuslikke valikuid ikka veel ei tee ja jutumärkides, mis on üldse nagu perfektsionism. Aga et palju julgemaid otsuseid ja ma tahaks öelda, et see tegelikult arendab ka samal ajal usaldust elu vastu. Mulle tekkis kohe niisugune pilt siia visuaalinimene, siis mul kogu aeg tegivad pildid. Aga see, et kuidagi, et miks on nii, et mida teadlikumad me oleme, mida enam me oleme endaga teinud tööd, seda vähem me kardame surma. Sellepärast, et sellel hetkel, kui me sureme, vähemalt nii räägitakse, et sellel hetkel, mil me sureme või need surmakogemused on, siis sellel hetkel me näeme kõike. Me näeme tõde. Me näeme, me näeme nagu sellel hetkel kõike ja kõiki. Meil on võime näha, tollel hetkel me näeme teadvus, me oleme täielikult Jumalaga üks. Ja me näeme sellel hetkel, kogeme kõike ja sellepärast on ka surnud inimestel sageli näod sellised, kui inimene sureb, siis ta nägu nagu mingi nagu ehmatanud. See tuleneb sellest, et nad näevad sellel hetkel võib-olla kõike ja nad näevad eelkõige tõde enda kohta, mida nad ei julgenud inimesena näha. Võtta Steve Jobsi viimased sõnad oli nagu enne surma vahetult oli wow nagu. Ja siis ta läks nagu. Ja, et vaata, need on nagu ja siis, kui me teeme endaga tööd selliselt, et me eraldame seda inimina kogemust või me saame aru, et meil on keha, mitte kehal pole nagu, et me pole samastunud, vaid et mul on keha, mina olen palju enam, mina olen teadvus. Ja sellel hetkel, mida rohkem me võtame vastu või omaks seda, et ma olen teadvus, siis me lihtsalt näeme tõde aina selgemalt. Need illusioonid purunevad ära ja seda nagu rahulolevamad me saame olla ja seda vähem me kardame. Mida rohkem on illusioone, mida rohkem on hirmu, mida rohkem on neid valelugusid, mida me endale räägime, seda rohkem me kardame.
ja see on huvitav, mulle tundub, et see on natuke sihuke doominoefekt tekib ka, et sa hakkad nagu mingist otsast arutama, vaata. Ja siis see nagu läheb nii laiali niimoodi lihtsalt nagu igas suunas. Ja siis hästi loomulikult tekib see, et mulle vähemalt tundub, et väga paljude, vähemalt mu tutvusringkonnas need naised, kes on hakanud nende oma teemadega tegelema, see on nagu hästi loomulik protsess on see ka, et sa jõuad nagu lõpuks sinna välja, et sa hakkad teiste naistega tegelema. Ja mis on see sinu kõige suurem nagu väljakutse või see küsimus olnud, sellest saab nagu sinu peamine missioon, mida anda edasi. Ja see meie elu mõte tuleb kuidagi täiega sinna taha. Ja see on hästi tihedalt seotud just nende, et mis on nagu olnudki see kõige suurem väljakutse, vaata. Mis on olnud võib-olla see kõige suurem hirm või kõige suurem mingi. Kui ma toon siia selle varju teooria nagu öeldakse, et kui vari ongi see meie ellujäämisprogrammi niisugune käivitaja, kes kogu aeg ütleb, et toksime siin ja tokime siin, siis mulle väga-väga meeldib. Ja ma arvan, et sa seda oled ka enda klientide puhul näinud, et vahet ei ole tegelikult, mis teemaga see inimene tuleb. Tegelikult nagu vahet ei ole, mis tal on tänase päeva teema ja kõige parem ongi minna tänase päeva teemaga. Ja kui sa lähed selle tänase päeva teemaga, siis võib-olla ta tuleb suhte teemaga sisse, aga me saame midagi tema kohta teada. See vari haitub ära, ta näeb rohkem ennast ja sellel hetkel võib-olla tema ettevõtluses või tema mingis muus eluvaldkonnas kohe toimuvad ka muutused, sest et ta enam ei kaku selle vari, et vari on üks, see ei ole nagu juppideks jaotatud, et teeme nüüd töövaldkonna varjud korda, et siis midagi mujal ei muutub. Tavaliselt muutuvad kõik. Ja samas mul tekkis sind kuulates kohe ka mingi niisugune seesama elu mõtte teema, tähenduslikkuse teema. Et ma olen hästi nõus nagu sellega, et kui meil ei ole mõtet elul, me ei saa aru, milleks me oleme siia tulnud või mida me siin peame nüüd järgmiseks tegema, siis see motivatsiooni pool on üks, aga teisalt mulle tundub, et see kohe annab ka julgust juurde. Et kui me mina ise vähemalt tunnen niimoodi, et mina teen praegu läbi oma elus seda niisugust ettevõtjana, niisugust kuninga positsiooni endas avan ja kuningas kui visionäär, kuningas kui ressursside ümberjaotaja ja võimendaja. Ja sellesse alistumine on keeruline, aga täna mind hullult toetab see, et mul on visioon. Ma tean, mille nimel ma seda praegu kõike läbi teen, et mille nimel ma iga hommik lähen jooksma, et ma ei jää koju lebama ja magama ja halama, sest et mul hetkel on visioon, mis nii väga köidab mind, mille puhul ma näen, et see puudutab mind ennast ja ma tean, et ka neid tulevasi kliente ja praeguseid kliente, sest ma tean, miks ma seda teen. Ma tean, et see lihtsalt annab mulle isegi nendel hetkedel, kui on nagu, ma ei tea, kas ma julgen, kas ma tahan üldse edasi minna, siis see annab tohutult juurde seda mingit niisugust julgust edasi astuda. See järgmine sest enam ei ole see ainult sinus asi, vaata. Sest sul on mingi suurem, sa oled osa mingi suuremast võrgust, vaata. Mul oli just huvitav kogemus. Ma juba mõtlesin vahepeal, et mul on depressioon. Ma nagu ärkasin hommikul üles ja meele oli siuke 4 peal. Ja ma arvan, et see oli äkki kokku mingi 2 nädalat vältas siuke protsess. Ma pole tükk aega, nagu ikkagi aastaid ja aastaid pole niimoodi, et järjest mitu päeva, nagu et 2 nädala jagu päevi märkan üles ja ma ei tunne elevust ja ma ei tunne nagu. Ja siis ma mõtlesin nagu täitsa pekkis, nüüd on depressioon või nagu, et miks või kust või mis asja on. Ja mis mind tegelikult aitas, et minu kliendid tõmbasid mu sealt välja. See oli väga huvitav kogemus. Nagu nad ise tulid, ma ei teinud reklaami, ma ei kusagile ei öelnud, et ma teen mingit coachingut või midagi. Nad ise võtsid muga ühendust, panid ajad kirja ja ma tundsin, kuidas see tekitas
mulle tuli meelde minu missioon, mulle tuli meelde, miks mulle seda üldsegi teha meeldib, miks mulle meeldib hommikuti üles ärgata, sest nagu tavaliselt ma ärkan, mul on nagu sihuke 7, 8, 9, 10 nagu hommikul kohe plaks, nagu mul on antud veel üks päev, on tegelikult see, mis tundega mina väga tihti ärkan. Ja ma lähen väga suure tänulikkusega ka iga õhtu magama. Ma olen nagu teinud sellest praktika, et ma ikkagi olen väga tänulik möödunud päeva eest. Sest et see vist tuli koos selle surma uurimise ja selle teemaga, et tegelikult me ei tea, millal meie päevad nagu on nüüd loetud, vaata. Et see on teinud ka selle, et ma ei taha inimestega näiteks pikalt tülis olla või ma tahan nagu asjad ära lahendada või et ma ei võta mingeid asju nagu iseenesestmõistetavana. Loomulikult ma ei ole täiuslik, ikkagi me teeme siin igasuguseid vigu ja see on nagu hästi inimlik, aga tegelikult püüelda nagu sinna poole, et ja mul on nii sügav püüdlus kogu aeg ikkagi olla nagu iga päev natukene teadlikum, natukene parem, natukene. Kui sa ise nüüd, nagu sa ütlesid, et vaata su kliendid toovad tegelikult siin tagasi selle julguse teema juurde ja superviisorina, kui ma vaatan oma superviisori vaadet, siis superviisorina esimene asi, mida õpetatakse, on see, et kui coach'il on mingi peamine teema, siis seal on tema teema ka. Et see on väga selgelt ja inimestel ka valikud, millistes valdkondades nad töötavad, see tuleneb väga sügavalt sellest tema enda baasteemast, on ju. Et mulle lihtsalt meeldib siin saates minna seda teed ka, et kus me tahan nagu seda sinu sageduse nuppu peale keerata ja seda kirenuppu või ma ei tea, haavatavuse nuppu, sest see haavatavuse sõna tuli nagu sisse. See muuseas ei ole minu kõige tugevam külg. Ei ole, jah? Ja, et mis on täna, mis tundub sulle täna kogu selle julguse teemaga, sest ma saan, tegelikult on julguse teemaga suur ja lai ja üldine, et mis on see sinu enda niisugune, millele sa viimased päevad seoses julgusega ise mõtled või enda käest küsid? Mul on küll paar sihukest nurka, millega ma tegelen hästi aktiivselt, näiteks võib-olla sarnaselt sulle see nagu kuninga teema või ma ei seosta ise seda nagu kuninga või kuninganna, ma ei tea täpselt, aga ma kasutan lihtsalt teisi sõnu, teema on sarnane. Et tegelikult kuidas scale ida, kuidas teha nagu jõuda suuremate inimesteni, aga mul on olnud samal ajal mitte suuremate inimesteni. Suuremal hulgal inimesteni. Ja, et nagu, et kuidas ma arvan, kombin seda, kuidas mina tahan ettevõtja olla. Sest et miks mina hakkasin ettevõtjaks oli ju tegelikult see, et mul oli mingid kriteeriumid, mida minu õendustöö üldse ei täitnud. Ma olin väsinud, palk oli liiga madal, kogu aeg olid fikstunnid, fikspalk, mul ei olnud arenguvõimalusi, ma ei saanudki rohkem mitte nagu, mulle tundus, et see kõik on lihtsalt piirab mind nii kohutavalt, et ma ei taha sellega enam tegeleda. Aga ettevõtjana on täpselt nagu mul on läbipõlemiskogemus ikkagi nagu mitmekordne juba. Ja ettevõtjana tegelikult annab neid asju silmas pidades ehitada üles põhimõtteliselt oma unistuste tööd väga edukalt, sest et sina oled see, kes ütleb, et nii, nüüd me liigume sinna suunas või sinna suunas või sinna suunas. Sa oled enda boss. Absoluutselt. Mina olen see, kes käseb, poob ja laseb. Aga et tegelikult ma sain aru nagu selle 1,5 aasta jooksul, et kui näiteks majanduslik press või... Jaa, meil on niisugune hästi äge olukord, et vahepeal arvuti sulgus. Ja me just mõtlesime siin, et rääkisime sotsiaalmeediast siin vahepeal niimoodi... Et kujutage ette, siis me oleme vahepeal sotsiaalmeediast rääkinud, aga täpselt sellel õigel hetkel saan aru, et salvestus jäi seisma. Ja mulle päriselt meeldib nagu rääkida nendest hetkedest, mis siis nagu, et mis siis sinus on sellel hetkel, kui nagu saad aru, et niuke asi on.
aga minu jaoks ei ole see mingi suur tragöödia. Ei peagi olema. Ei lükka väga errorisse ka, see ongi täpselt see, et mis see nüüd oli? aga see on olnud mingi oskus, mida on pidanud nagu harjutama või? Ma arvan, et ennem tõmbas ikka igasugused situatsioonid elus väga errorisse. Sa hakkasid mõtlema nagu, et tegelikult midagi head on seal kindlasti. Ja, et mina usun ka, et täpselt õiged asjad, tõesti õiged asjad jõuavad õigesse kohta ja kui midagi juhtub vahepeal kuskil ruumis, siis see peab nii olema. Ja kui me võtame nüüd selle sama koha, et sina ettevõtjana ja see julgus päriselt tegelikult teha see samm, on ju, et valingi ära nüüd selle elu ja sa tõid sisse selle koha, kus sa ütlesid, et ettevõtjana sa jõudsid tagasi sellesse kohta mõnes mõttes, mida sa proovisid vältida nagu palgatööl olles või õena töötades, on ju. Et mulle meeldib alati niisugustes olukordades, alati kui mingid asjad minu elus on nagu luubi peal, korduse peal, siis ma alati vaatan niisugust vaadet, et mis on see minu sisemine lugu, mida ma praegu loon ja vaata, kui need on need vältimise lood, et kui ma püüan midagi vältida, siis tegelikult kindlasti tuleb. ma loon seda, sest et tegelikult alateadlikult on mul kogu aeg peas ütlemas, teeme nii, et see ei juhtuks. Aga iga kord, kui me proovi ütleme, et mitte elevandi peale mõelda. Just need samad olukorrad. Ja see on olnud minu jaoks nagu hästi midagi silmi avav, et iga kord, kui ma taban ennast mingist niisugusest loomisest, et siin ma kasutan alati seda visuaali kohta. Et kus ma ütlen, et kui ma ütlen ühe lause, siis mis pilt mul silma ette tuleb, täpselt niimoodi ka looja seda kuuleb. Et me ka siin, et selle peale läks meil, Heli läks nende teemade ajal ära, kui me rääkisime sellest, et kas on vaja sotsiaalmeedias olla nähtav ja kas on, et kui see kulutab nii palju energiat ja lekitab meie väge, et kas siis seda on vaja teha. Ja ma arvan, et see on midagi sellist, millest meil tuleb olla teadlik, et kuhu me oma väge lekitame, et see on väga selgelt varjuga ja ka hirmudega seotud on ju lõpuks. Absoluutselt. Ega seal ongi nagu see, ma ei tea, kas see jäi peale või see jäi just välja, oli see oma tõe väljendamise teema ka, vaata, et sa ütled nagu midagi välja sotsiaalmeedias ja siis järgmine hetk võib-olla su tõde on juba muutunud, on ju. Sa koged hoopis midagi muud või võib-olla täiesti risti vastupidist ja tahadki seda kogeda. Ja siis keegi tuleb ja ütleb sulle, et kuule, aga sa tegid ju nagu selle postituse ja miks sa nüüd umbes täpselt nii ei tee, nagu sa seal ütlesid. Et minu jaoks olid siuksed asjad vist hästi väsitavad ja hoidsid mingeid suuri asju välja ütlemast, et hoidsid tagasi. Et ma ei väljendanud väga paljusid mingeid siukseid mõtteid, mida ma võib-olla tegelikult oleks tahtnud väljendada just sellel samal põhjusel, et ma tahtsin vältida tegelikult olukordi, kus keegi tuleb mulle ütlema, et kuule, nagu just ütlesid nii ja nüüd on tegelikult hoopis naa, sest see on küll üks, mis kindel nagu, et kõik on muutumises kogu aeg. Ja ma vist selle koha peal nagu tegelikult lõpetasin nende postituste tegemise ära. Aga ma ei tahagi nagu öelda 100%, et sotsiaalmeedia on nüüd surnud. Vaata, kui hea pealkirja saaks kohe hästi dramaatiline. Mitte midagi sellist. Küll aga ma tahaks öelda, et ma loodan väga, et me jõuame välja sealt, et sa oled nagu sunnitud kogu aeg olema 1004 pildis. Et vastupidi, me jõuame sinna, et mitmekülgsus on tegelikult nagu suur väärtus, et me laseksime lahti ka sellest hirmust, et kui me 1004 seda sotsiaalmeediat ei tee, et siis meid just nagu pole olemas. Et ma vist katsetan seda ja nagu seda usalduse
harjutan ju seda usalduse kohta seal ja siiamaani päris edukalt. ja ma olen väga-väga nõus sellega, et igalühel on oma viis ja ma arvan, et selle enda viisini, täpselt nagu me alustasime, et see viis, kuidas me ennast väljendame, see viis, kes me oleme, see, kuidas me oleme, et me jõuame sinna välja tegelikult läbi katsetuste, läbi õppimise, läbi teistmoodi tegemise. Et see on üks pidev nagu testimine, kuni me jõuame sellesse enda viisi, et kuidas see minu viis on. Ja minu arust see ongi kõige magnetilisem, mis on meie viis, isiklik viis, et ma ei pea tegema kellegi teise moodi, vaid ma teen enda moodi ja täpselt nagu tuleb see juhatus või intuitsioon, mis intuitsioon ütleb, et see, mina olen nagu selle julguse teemas võtnud endale nagu niisuguseks, see on kõige ebamugavam minu jaoks, aga et ma päriselt julgen kuulata ennast igas hetkes ja kui peaks tulema mingi selline teadmine, mis justkui läheb vastuollu minu mingi otsusega, nagu sa mõnes mõttes ütled, kas sa elad ka siis seda, siis ma ütleksin niimoodi, et kui mul tuleb teadmine, et ma ei tea, nüüd pean tegema, mingi väljakutse või nüüd ma pean tegema 3 päeva postitusi, et siis ma teen. Ja kui mul tuleb teadmine, et ma praegu tõmban vaikuses, siis ma julgen ka seda teha. Ja samal ajal küsitlen ennast pidevalt, et kas see, et aru saada, et kas see on intuitsioon või on see sisemine saboteerija, kes sosistab, et ma ei kasvaks, et ma ei teeks, on ju. Ja kuidas samal ajal nagu kogu aeg nagu tšekkida endas seda järgi ja usaldada samal ajal, et kõik, mis nagu täpselt tuleb, see tulebki. Ja see on, ja minu arust nagu selle julguse teema nagu tundma õppimises just see, et ma julgen kuulata ainult enda sisemist häält. On nagu kõige suurem väljakutse. Ja absoluutselt kirjutan alla. Ja samal ajal on see ka vastus küsimusele, et kust alustada. Lihtsalt hakata kas või iga päev teha üks asi ära, mis tunne sul on, et sa pead tegema. Mitte ei lükka seda nagu edasi tundmatusse. Mulle tundub väga palju on seda ka, et siin ettevõtluskeskuses on see, et väga palju räägitakse lõdvestumisest ja nagu kehapraktikatest ja seda, et tule oma kehasse ja siis sa hakkad nagu tundma, mis tunne su kehas üldse tekib erinevates situatsioonides. Aga kui sa ei ole sellises keskkonnas, siis kui palju tegelikult sa kuuled, sa lähed ärinõuandlasse, keegi kunagi ei küsi su käest nagu, et mis tunne sul nagu parasjagu on. Teeme business plaani valmis ja teeme ära. Ja, et selles mõttes mulle tundub, et Eesti ettevõtlusmaastikul vähemalt see on väga uuenduslik lähenemine, et keegi ütleb sulle, et oma ettevõtted tehes kuula oma keha nagu. Mis asja? Aga tegelikult, kui me tegelikult nagu jõuame sinna kohta, et me saame aru, et meie keha annab nii paljudes olukordades meile tegelikult teeviidad kätte. Nagu näiteks kas või see, et kui sa ei teagi, mida sa tahad teha, hakka jälgima, mis Insta postituste peale su kehas tekib elevus näiteks. Vaata, et mis asjad sind tõmbavad käima, mis hetkedel sa vaatad, et näe, kus sa oled teinud midagi ja sa ei märka, et 4 tundi on möödas. Et sa hakkad üldsegi panema tähele, mis asjad need on, mis tõmbavad sind käima, sest see ongi ju kõige ägedam, et meil ei ole nagu ühesugust valemit, eduvalemit ei ole tegelikult võimalik anda. Ja ei olegi. Sest see on kõikidel on erinev ja kuidas me siis saame teada, kuidas sa leiad selle oma eduraja. See on täpselt see, et sa hakkad tegema neid
neid asju, mis tekitavad su elevust. Ja minul on olnud hästi suur nagu häda selles, et mind nagu kõiki asjad võivad mind huvitada nagu. Reaalselt, et ma lähen kuskile ruumi, üks on kingsepp, räägib mulle 3 tundi nagu, kuidas ta kingi teeb elevusega, siis mul on nii äge, nagu tahaks ka umbes proovida kingi teha. Ja siis teine räägib mulle, ma ei tea, kuidas ta teeb sotsiaalmeediat, siis ma mõtlen, et nüüd ma tahaks seda. Õnneks nüüd vanusega see nagu timmib maha. Ja timmib jah maha. Ma olen ka pannud tähele, et nii ilusti hulluks timmib ei maha lähe. ära, et enam ei tõmba nagu nii nagu ei tõmba enam kaasa või nagu. Nii hullult ei tõmba kaasa, aga see ei tähenda, et ma ei tahaks proovida järgi. Ma tahan ikka panna varba sisse nagu kõikides eri asjades nagu. Ja see ongi lihtsalt, ma olen aktsepteerinud, see on mina, ma tahangi asju mõista, ma tahan aru saada, miks see temast tekitab elevust. Kõige rohkem mind huvitab muidugi inimene seal taga, on ju. Nagu, et saada aru, kus kohast või nagu, kuidas see on võimalik näiteks, et inimest huvitavad nagu jalanõud niimoodi, et ma ei tea, ta võib 4 tundi ainult jalanõudest rääkida, sest et minu jaoks on nagu kingad, on ju. Ja siis ongi punkt. Ja samas ma saan, see, mis mind nagu just selle sama kuningakoha või selle, et ma ettevõtjana olen see boss ja kes loob ja tegelikult seda visiooni loob ja hoiab ja juhib. Et mulle tundub aina enam, et kas ka nagu, ma olen ka niisugune olnud, kes ikka mind väga kiiresti vaimustun kõigest elus. Ja ma saan aru, et praegu kuidagi, et mida rohkem omaks ma võtan seda pilti. Ma tean, et sellesse pilti mahub igasugused asjad veel, on ju. Aga see otsus, et ma pühendun ennast nüüd sellele visioonile, ma panen fulli ennast sellele, siis mul on nii palju lihtsam öelda ei kõigele, mis sellega üldse ei haaku. See tähendab seda, et mul on hetkel on see fookus. Ma olen praegu sellele pühendunud ja nagu julgus lahti lasta sellest, ma millestki ilma jään, kuskil midagi juhtub ilma minuta kuskil. Et see on jällegi omakorda seda julguse nivood nagu pannud nagu juurde, öelda ei, öelda jaa, nagu juhtida ja minna nagu seda teed mööda, et siis ka sellest lähtuvalt mõelda, et mis tegelikult, millised, ma ei tea, sotsiaalmeedia postitused toetavad, mis üldse on, sest et väga sageli me teeme mingeid asju sellepärast, et peab tegema või on harjumus või teeme siis kõikidesse kanalitesse. Tüdruk teeb nii. Just, nii nagu õpikutes öeldi. Et see koht on midagi sellist. Kui sina nüüd ise mõtled selle enda teema ja küsimuse peale ja mõtled selle peale, et me hakkame vaikselt tõmbama seda vestlust kuidagi koomale, siis mis on sinu jaoks see, mis sa tahaksid, et seoses julgusega jääks kõlama? Mida sa tahad võimendada siit nagu seoses julgusega ja kui sa tood sisse ka iseenda? Minu kogemus on see julgusega, et kui mina võtan vastu väga julgeid otsuseid, siis elu joondub minu selja taha. Tegelikult, et kui mina olen võtnud vastu otsuse, et ma tahan kuhugi reisida, ma tahan kuhugi kolida, ma tahan hakata ettevõtjaks, ma tahan saada mingit koolitust, mingit kogemust, mis iganes. Kui ma julgen võtta vastu otsuse ja siis lasen sellest lahti ja usaldan, siis tegelikult elu tuleb selja taha ja see on täiesti uskumatuid asju on tänu sellele juhtunud. Et ja ma soovin kõigile julgust julgeda elada suuremalt. Sest et tundub, et me väga tihti tegelikult kardame surra. Kardame surra ja sellepärast ei julge elada. Surra ja ei julge elada. See on ju põnev koht, on ju. Kardame surra, aga
me ei vali ka elada. Ehk siis pidevalt nagu fookus on suremisel, mitte elamisel. Aga samal ajal kardame surra. Et see on elu otsuse paradoks koht. nagu. Ja mulle see on nii ägedad on need eluparadoksid, milles on nii palju tõde sees tegelikult. Korraga nagu see pakett pandud kokku. Vaata, siin on sinu tõepakett. Vaata, kumba pidi? Ei julge elada. Aga ei julge elada. Ma kardan surra ka. Ehk siis nagu mõlemad pooled on sees. Ja Birgit, kas sa tahad meile rõõmustada meid ühe lauluga? Meie imeline Birgit tuleb siia. Ja mulle tundub, mul on täpselt niisugune tunne, et sellest julguse teemast võiks erinevate nurkade alt tegelikult rääkida ja mulle tundus täna nagu niisugune kübeke mingit julguse asja sai avatud. Ja samas nii huvitavalt mõjus see vestlus mulle hoopis nagu küsimuste kontekstis, et minu sees tulid nii mitmed küsimused esile, et kuidagi ma julgesin minna küsima enda käest mingeid asju. Ja teisest küljest mingi mõte tuli veel, mis ma tahtsin öelda. Läks ära. See on nii huvitav. Lendas ära praegu. Aga jaa. Et justkui see otsuste koht ja et see julgus küsida, see on mõnes mõttes otsus näha vastust, on ju. Ja sellepärast ma nagu täna ka kuidagi sinuga siin kaasas mõeldes seda julguse teemat või kuidagi, et mis laadi minna, kuidas minna. Et siis see iga kord, kui me päriselt julgeme küsida, siis me tegelikult ütleme enda teadvusele, endale, jah, ma olen valmis seda tõde nägema, ma tahan kuulda seda vastust ja ma olen hästi avatud sellele vastusele, mis tuleb. Ja see justkui ka mingi julguse aspekt, mis avabki neid julgemate otsuste maailma uksi. Kuidagi mingi selline. Aga julguse teema ja see on väga, väga lai teema ja see võib tõesti nagu, ongi siuke doomino efektiga, et sa võtad ühe küsimuse ja siis sealt tuleb veel nagu väga palju järgmisi küsimusi. Aga julgust on vaja, et neid küsida. Ja kohe hästi läheb hääl ära praegu. Igal juhul ma mõtlesin, et milline lause neist kuidagi siit hakkab mulle helendama. Sa seljatad kogu oma isesuse, kui oma haavatavusel otsa vaatad ja armastad seda. Ja kuidagi see mingi põnev haavatavuse koht on midagi sellist, mis näitab rada sellel julguse teel. Et me saame olla haavatavad ju ainult nendes asjades, mis meid tõsiselt puudutavad. Absoluutselt. Ja hirmu me tunneme selle ees, mis on meie hingetee, mis on kuidagi meile määratud, sest me ei tunne hirmu mingite teiste asjade üle. Aitäh sulle, et sa tulid tooma seda julguse teemat siia. Aitäh, et sa kutsusid. See oli väga nii tore oli tulla. ja vaatame, kuhu see julguse teema avamine siit edasi läheb. Sest see nagu mingi, mul alati tundub, et mingid asjade lõpud on uued algused. Ja sellepärast ongi hea lõpetada siin selle koha peal saade nüüd nagu selliselt, et me lõpetame seda, mitte see ei katke poole pealt. Ja täpselt jõuabki inimesteni see õige osa sellest meie vestlusest. Lava on sinu armas. On sinu armas.
mul on kahju. Anna andeks mulle, ma armastan sind. Ma tänan sind, mul on kahju. Anna andeks mulle, ma armastan sind. Ma tänan sind, mul on kahju. Anna andeks mulle, ma armastan sind. Ma tänan sind, mul on kahju. Anna andeks mulle, ma armastan sind. Ma tänan sind, mul on kahju. Anna andeks mulle, ma armastan sind. Ma tänan sind, mul on kahju. Anna andeks mulle, ma armastan sind. Ma tänan sind, mul on kahju. Anna andeks mulle, ma armastan sind. Ma tänan sind, lo siento. Perdóname, te amo. Gracias, 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 mul on kahju. Anna andeks mulle, ma armastan sind. Ma tänan sind, mul on kahju. Anna andeks mulle, ma armastan sind. Ma tänan sind, mul on kahju. Anna andeks mulle, ma armastan sind.